autominutid toob teieni Alexela. Nagu enamus asjade müügi puhul on fotodelt saadav esmamulje ülioluline. Tihti otsustatakse paari esimese foto põhjal, kas kaup on potentsiaalse ostja jaoks piisavalt atraktiivne või mitte. Kuigi pildistan üsna palju, ei ole ma kindel, kas suudan teha autost kenad müügifotod. Kutsusime külla tunnustatud fotograafi, kelle fotod autodest on kui kunstiteosed. Sergei abiga teeme selgeks, kuidas teha käepäraste vahenditega fotod, mis eristuvad massist ja aitavad sõiduki kiirelt maha müüa. Räägi, kuhu see töö siin viinud on, millistesse riikidesse, millistesse põnevatesse paikadesse? Eks olen ikka alustanud Eestist ja liikunud vähehaaval siin lähiriikidesse, ütleme kõigepealt Soome ja Rootsi. Ja viimasel ajal olen võtnud ka ette enda portfoolio täiendamise Californias, USA's. Seal on väga põnevaid ettevõtmisi olnud, aga ma arvan, kõige suuremad, sellised kõige põnevamad tööd on olnud ikkagi Dubais. Modellid on teinekord üsna kapriissed. Milline on sinu lemmik automudel või mark, mida sulle meeldib pildistada, mis alati 100% õnnestub? Mida ilusam, mida erilisem auto, seda lihtsam on sellest teha häid fotosid. Ütleme, kui me võtame mõne Lamborghini, siis ükskõik mis valguses, ükskõik mis rakurssi alt ta näeb hea välja, sest tal on nii hea disain, tal on sellised nurgelised ilusad jooned ja selle nii pildistamine kui rakurssi valimine ja valgustamine on ülimalt lihtne. Aga kindlasti on professionaalsel fotograafil teatud nipid, kuidas ta selle auto ilusaks muudab. Ja seda need autotootjad tegelikult ka väga palju kasutavad. Tuleme nüüd automüügi kuulutuste juurde, et automüügiportaalides ringi kolades on väga palju fotosid. Mille vastu valdavalt eksitakse neid pilte tehes? Eelkõige on see pesemata auto, siis on ebasobiv taust, vale päevavalguse valik. Tihti tehakse hoopis selline vastupidine viga, et nähakse liiga palju vaeva, et need fotod näevad liiga kunstilised välja. Niimoodi, et mina ostjana ei näe, mis värvi see auto tegelikult on, mis seisukorrast on. Tuleks alustada sellest, et mõelda välja see võttekoht, kus sa kavatsed oma autost fotosid teha. Seejärel tuleks vaadata ilmateadet, et võiks olla ikkagi kuiv ilm. Ja tegelikult enne kõiki seda tuleks autost välja võtta kõik need ebavajalikud esemed, mis selle autoga kaasas ei käi. Kas auto pildistamiseks on tarvilik professionaalne tehnika, peegelkaamerad või piisab ka tavapärasest mobiiltelefonist? Tegelikult täiesti piisab ju ka kaasaegsest mobiiltelefonist, milles on väga hea kaamera juba olemas. Mis on olulisem, on see päevaaeg ja see valgus, millega sa autot hakkad pildistama. Mida ühtlasem on valgus, seda algajale on see lihtsam. Kindlasti tuleb kasuks ka mingisugune tugikaamerale, olgu see statiiv või mingisugune ise leiutatud vahend. Hea, kui on olemas võimalus kasutada teleobjektiivi, seda selleks, et astuda autost vähemalt 5, maksimaalselt võib-olla 10 meetrit, siis jäävad auto proportsioonid ilusamad ja samas pildil me näeme seda, mis on meie müügiartikkel nii-öelda. Ma ennist tulin ja tegin Škodast juba fotod ära. Yeah. Ole hea, anna oma kommentaar, mis on õigesti, mis on valesti. Valgus on meil igati sobiv. Parandada võiks kindlasti võttekoha kõrgust. Ütleme, autod näevad kindlasti ilusamad välja, kui see pildistamise kõrgus on, umbes välipeegli kõrgusel või aknajoone kõrgusel. Üldjoontes on tegemist hea pildiga, kui me sellest pildist räägime, siis mulle meeldib, et rattad on välja pööratud ja ma näen seda velge. Siit teiselt poolt vaadates seda velge näha ei olnud, oli lihtsalt must rehv ja selline visuaalselt oli auk. See pilt on sul üsna hästi õnnestunud. Ainuke asi, mida ma oleks parandanud, ma oleks läinud rohkem sinna salongi sisse ja jätnud ainult selle olulise, mis peaks pildi peal olema. Sergei näpunäited olid ülimalt kasulikud ja nüüd pole muud, kui need ainult praktikas rakendada. Ärge muretsege, kui teil puudub kallis fototehnika. Tänapäeva mobiiltelefonid teevad imelisi fotosid. Sellised olid autominutid. Kohtume juba järgmisel kolmapäeval. Autominutid toob teieni Alexela.